Tere, mina olen Mardo Männimägi ja te vaatate OneStage vestlust number 11. Miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et tuua teieni inspireerivate inimeste harjumused ja mõttemaailm. Miks nad midagi teevad, miks nad midagi ei tee. Täna on 11. saade, see on olnud korralik teekond ja ma tahan lihtsalt tuua välja, et ma ei tee seda üksi. Mul on meeskond, 6 inimest ja kõik see sett siia ehitada, see on nende töö. Siinkohal tahaksin veel öelda seda, et kui sa oled vaadanud juba meie vestlusi, meie saateid, ma rõhutan vaadanud ja sulle meeldib ja see on sind inspireerinud, siis palun jaga seda kellega, keda see võiks ka inspireerida. Minu tänaseks külaliseks, saal juba näeb, aga teie veel ei näe, on väga inspireeriv meesterahvas. Ta on kokk, ta on restoranide omanik, ta on ettevõtja. Tere Joel Ostrat! Tervitused! Saal rõkkas. Jaa, nagu Robbie Williams oleks läinud lavale. Väga lahe. Tänud kutsumast. Ja, tore on siin olla. See on sinu kodulinn. See on minu kodulinn, see on üks põhjuseid ka, miks ma tulin, hästi mugav oli siia tulla, et ma jalutasin ainult 7 minutit kodust. 7 minutit? On siit, jah. No, meil ei olnud 7 minutit. Teil võis olla see kõik see set püsti Tallinnast tulla, ma arvan 7 tundi. Vähemalt 7 tundi. Eks ju. Ma mõtlesin veel eile õhtul, et ma väga ei valmista pikalt seda ette, sest ma püüan hoida seda sellises vestlusformaadis, et ta ei oleks nii küsimine ja vastamine. Miks sa sedasi tõmbled? Seda ma mõtlen, ma täpsustan just see, et restoranid, saade, kõik see heategevus, tenniseturniir, mis juhtus või mis viga on? Mis juhtus? Ma arvan, et ma olen lihtsalt selline inimene, et ma olen sinuga selles suhtes sarnane, et ma ka ette ei valmistanud. Ma olen vaatanud paari sinu vestlust eelnevat, aga ma ei ole jõudnud neid nagu otsast lõpuni vaadata. Ma teen seda niimoodi, et ma lähen trenni, siis panen ta käima, aga mul saab ennem trenn otsa. Su need vestlused on nii pikad. Ma ei jõua lõpuni vaadata ja ma ei ole tohutult ette valmistanud. Aga sinu küsimuse peale ma julgen vastata, et ma olen lihtsalt püsimatu inimene. Ja ma tüdinen hästi kiiresti ära, see on võib-olla ka paha, et ma tüdinen ära asjadest ja mind tõmbavad käima kogu aeg uued asjad. Ja ühest küljest mind lükkab nagu käima ka millegi täiesti uue tegemine. Ehk siis ma nagu natukene piitsutan ennast, et ma panen ennast keerulistesse olukordadesse ja ma olen seda teinud nagu terve elu. Et võiks ju elada mugavalt ja teha kogu aeg seda ja olekski võib-olla pidanud jääma võib-olla kööki ja lihtsalt kokaks, aga ma tahtsin saada peakokaks, ma tahtsin saada restorani pidajaks, lõpuks ma tahtsin anda välja kokaraamatu, loomulikult ma unistasin ju väikse poisina kunagi, et mul võiks olla oma kokasaade ka. Ja ma olen hästi suurelt unistanud ja ma loodan, et me räägime täna unistustest veel, et unistamine on üks ülitore asi. Et soovitan seda kõigil teha, et tihti peale kipuvad unistused täide minema. Ma just kohe tunnen, mul on sama asi, et mulle meeldib väga unistada, aga suures pildis sa teedki seda kõike, sest sa oled suur unistaja. Jaa, ma olen lihtsast perest pärit. Meil ei ole nagu väga rikkalikku lapsepõlve olnud, aga seal juures ma olen kogu aeg nagu unistanud ja unistanud. Ma mäletan oma esimest unistust, ma ei mäleta, kui vana ma olin, aga ma arvan, et tähendab kindlasti ma unistasin juba 5 ja 6 aastasena ka, aga unistus, mis mulle meelde jäi, oli see, et kui tekkisid esimesed sellised nagu ägedad saksa autod ja siis Audid, ma mäletan, Audi muutis oma mudelid, kunagi nad olid siuksed,
siis nad olid ka ilusad kindlasti, aga nad olid kandilised, aga kui tulid esimesed ümarad Audid, siis ma vaatasin, see Audi A6, see on nii lahe, et ma tahaksin endale kunagi sellist autot. See oli lihtsalt selline asi, et ma olin selles momendis, ma vaatasin seda autot, see sõitis mööda, ma unistasin, sellepärast on mulle see meelde jäänud. Loomulikult ma olen unistanud paljudest asjadest ja igasugustest asjadest, aga see auto asi jäi mulle kuidagi nagu meelde. Ja ei läinud, ma arvan, väga palju aega mööda, võib-olla 10 aastat ja siis ma saingi selle auto. Ja nii sealt edasi, et samamoodi nagu ma ennem ütlesin ka, et kokasaade ja oma restorani, et saaks peakokaks ja sest ma alustasin nõudepesijana, ega siis olid nagu pesid nõusid, mida kokad mustaks tegid ja siis vaatasid sinna, et oi lahe, tahaks ka kunagi seal pliidi ääres olla ja nii edasi, et see oli tore. Ja unistamine ongi nagu selline asi, et ma olen nüüd nagu ütleme, et ma olen nüüd vanem, eks ju, ja kõvasti targem. Et nüüd ma teen nii, et ma iga aasta lõpp panen endale kirja järgmise aasta unistused. Inimesed ikka panevad kirja, eks ju, et mis järgmine aasta võiks teha ja mingid challenge'id, olen tublim ja söön korralikumalt ja joon vähem ja teen rohkem trenni, ma arvan, see on iga keskmise, ma ei tea, inimese unistus, eks, et järgmine aasta olen korralikum, eks ju. Et ma olen oma unistused ka lihtsalt kirja pannud, et ma tahan oma ettevõttega jõudma järgmine aasta sinna, 5 aasta pärast sinna, 10 aasta pärast sinna. Ja mul on iga aasta, ma võtan ühe märkmiku, see kunagi nagu täis ei saa, ma hästi innukalt alustan ja siis see märkmik jääb kuhugi, aga... Iga aasta võtad uue märkmiku, jah? Jaa. Sul on palju märkmikke? Mul ei ole palju, aga ma arvan, et 10 on. Et umbes viimased 10 aastat ma olen seda märkmiku asja teinud, kirja pand nagu, et maal ma tahan teha, et ehitame kuuri valmis ja siis ma tahan teha nii palju ja siis ma eelarvestan ka alati, et nii palju kulutan sinna, nii palju teenin sealt ja panen nagu selle süsteemi endale paika, sest kui asjad on kirjas ja nad on mul silma all, siis mul on hea nagu järele vaadata. Ja siis tuleb see uus aasta, eks ju, ma alguses olen seal ilusti selles rütmis ja mingi moment see nii-öelda jääb. Aga mulle meeldib, miks ma sellest nagu räägin ja võib-olla ma lõpuni ei käitu selle nagu vihiku või selle märkmiku järgi, aga kui ma nüüd vaatan nagu seda, mis ma 10 aastat tagasi kirja panin, seda on nagu hea lugeda. Et ma olen vahepeal ära unustanud, et 10 aastat tagasi ma unistasin näiteks sellest ja sellest ja sellest, issand, aga need asjad on vahepeal ju täide läinud, ma olen need asjad vahepeal ära teinud. Ehk siis see ongi hea, et ma panen asju kirja, ma unistan, kirjutan ülesse, ja saad aru, see läheb kuhugi alateadvusesse või kuskil, saad aru, mingi universum saab teada minu unistusest ja vaikselt ta liigub sinna suunas, et ma võin selle isegi ära unustada. Aga see ikkagi toimub minuga. Väga hästi väljendatud juba sellepärast, et ega meil kõigil meeldib unistada. Ma arvan, iga inimene ärkab hommikul üles ja mõtleb, mis tal võiks olla ja kuidas ta võiks selle saada. Kui seda üles ei kirjuta, siis homme on see sama mõte. Kui sa kirjutad üles, saad kogu ehitada nagu teda edasi. Nõus. Ja ta muutub reaalsuseks. Mind väga inspireeris see, kui ma kuulasin investeerimisfestivali, ma kirjutasin peale seda ka kohe sulle podcasti ja seal oli toodud selle unistamisega näide, et sul oli põlvevigastus, põlveoperatsioon. Ja oli. Sa olid sunnitud sellest möllust korra, mis ma ütlesin, et miks sa seda kõike teed, välja astuma ja andsid välja raamatu. Kodus, igavakas. Jaa. See on jällegi selle näide, et hakkab hästi kiiresti igav ja peaks nüüd kaamerasse vaatama, ütleme, et Therese, et tegelikult ei hakka kodus igav, et nii põnev on, et ägedad asju teeme, aga on nukid. Aga loogiline, et 2 kuud või siuke 8 nädalat oli mul karke ja ega ma ei olnud nagu loomulikult ei püsinud kodus, isegi ühel üritusel käisin oma karkudega kohal. See oli ettevõtjate tunnustamisüritus ja võib-olla ma keerasin ka selle oma kärsitusega, et ma nende karkudega ringi raiusin ja ei hoidnud ennast nii palju, keerasin nagu seda põlve nagu hullemaks, et see oli päris jõhker põlveoperatsioon ja. Aga jah, et raamat sai välja antud ja see ei ole keeruline, et ma helistasin headele tuttavatele sõpradele, Rein Pakk aitas seda, ma panin oma lood lihtsalt hommikul ärkasin, tegin võileeva, panin mõtted kirja, saatsin talle iga päev ühe peatüki, kaasasin hästi palju sõprusest, ma võtsin selle raamatuga kokku oma ettevõtlus 10 aastat. Võtsin, nagu tegin sellise pausi, et 10 aastat ma olen nagu nüüd teinud, annan raamatu välja. Et selles suhtes oli see nagu hea ajastus ka ja ma kaasasin sinna nagu sõpru, et kes mind selle 10 aasta jooksul on nagu liigutanud, kellega ma olen koos kokanud ja see ei ole ainult nagu kokaraamat, see oli natukene nagu selline, et ma rääkisin nendest sõpradest ka, et seal on nagu
1 või 2 inimest on seal siis sellised, kes tegelikult ei ole kokad ja ülejäänud inimesed on tegelikult kokad, kes on minu juures töötanud kunagi või siis baaris olnud baarmännid ja kes on nagu mulle väga südamelähedasteks saanud, et panin nagu sinna siis loo, kuidas ma nendega tutvusin ja mis me teinud oleme ja siis nende kohustus oli sinna 3 retsepti kanda, ehk ma sain siis mahtu nagu juurde, et hästi palju sõpru, et 21 retsepti tuli nende poolt juba ja siit tulebki üks väga, ma ei tea, kas sa ise tähendad seda, aga sa oled äge ja sa oled väga kaval jõudude koondaja, et sa ei pea ju kõik ise tegema, et sa üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele, et sa oskad alati kaasata ja kuna sa oled nii energiline, inspireeriv inimene, siis inimesed ju ütlevad väga lihtsalt sulle jaa. Mulle ma ütlen, et see on üks selline asi, et kuidas sa suudad inimesi kokku tuua, saade, kõik see. See visuaal, see on ilus ja see on hästi tehtud. Aga sa küll juba põgusalt rääksid, unistamine, rääksid sellest, et sa nagu võib-olla isegi kardad jääda kusagile ruumi, sest kohe sa mõtled midagi uut välja. Aga kui palju, ma näen, et sa hakkad mingit haava lahti rebima. Ma revin haavad kõik lahti, aga tegelikult on nii, et öeldakse, et 80% ööpäevast inimene vestleb iseendaga. Kui hea vestle sa iseendaga oled? Kas sa noomid ennast, kas sa hommikul let's go, kuidas, ma ei eeldagi, et me siin täna inimeste eest tõesti need kõik haavad lahti võtame, aga kui hea enesekriitik ja kui hea enesekiitja sa oled? Ma olen iseendaga suur vestleja, olen küll, julgen öelda. Ma arvan, ja õnneks ka, jumal tänatud, eks ju, et need vestlused on nagu muutunud. Et kui ma olin jällegi, lähen sinna oma lapsepõlve tagasi, siis ma vägagi rääkisin väga palju iseendaga, kusjuures mul on isegi võib-olla piinlik tunnistada, aga ma olen väiksest peale mõelnud. Kindlasti Hollywood aitab sellele kaasa ka, aga ma olen arvanud, et mul on erilised võimed. Et ma olen nagu Spider-Man ja tead ise, eks ju. Et ma olen, ja ma väiksena kogu aeg unistasin, olingi selline nagu, ei tea, kuna see siis juhtub, kuna mu võimed nüüd välja tulevad, kuna ma saan lendama hakata ja nii edasi, eks ju. Ja piinlikuks läheb see sellepärast, et ma unistasin, kui ma 18 oli, mõtlesin ka, et võimed on. Halju, ma olen valmis, et hakkame tegutsema. Et ma olen kogu aeg nagu selle peale mõelnud ja võib-olla mul ongi nagu erilised võimed selle koha pealt, nagu sa ütled, et ma suudan nagu inimesi enda ümber koondada ja see on ka ju tegelikult võime. Ja ma ütlen ausalt, et ma ei vajagi enamat. Mul ei olegi vaja lennata tegelikult, sest ma lendan iga päev ja need inimesed, kes minu ümber on tohutult toredad inimesed ja kui sa rääkisid, et sul on selline võime ja sa oskad, et ma ei tahaks, et see kõlaks nagu, et ma kedagi ära kasutan nagu, et see oleks selline, et kuule, teeme koos businessi, et sa oled lahe tüüp, sa oskad ju süüa teha, teeme nii, ma investeerin ja sa teed, vaid et see on nagu kuidagi, ma olen võib-olla isegi seda ka teinud ja need asjad ei ole lihtsalt ellu jäänud, sest et ma ei tea, kas me jõuame täna selle vestlusega sinna, aga me võime rääkida ka pärast sellest, et kõik, mis ma oma elus teen, ei pruugi tegelikult õnnestuda, et mõned restoranid on ju ka kinni läinud ja oleme pidanud kinni panema ja olen vahetanud ja müünud ja nii edasi, et eks ta selline värk on. Aga nüüd unustasin su küsimuse ära. Küsimus oli selles, et kui palju sa endale krediiti annad ja just see sisemine vestlus, mida me ei kuule, sa rääkisid lapsepõlvest, superhero, seda sa oledki, mina arvan. See vestlus käib ikka sa vestled iseendaga, sõltub, kui sügavale sa lähed, ja kui aus sa endaga nagu oled, et ma julgen öelda, et ma olen siukese võib-olla suurema sammu teinud sellise sisemise väikse joeliga nüüd viimase 5-6 aasta jooksul, et võib-olla varem ma rääkisin lihtsalt pinnapealselt, et täna võiks seda teha ja arutad ja mõtled ja ikkagi nagu lähed teinekord süvitsi, aga ma arvan, et see on nüüd, ma ei mäleta ka aastat, aga mingi moment ma võtsin nagu ikkagi ka kätte selle, et tegeleda nagu iseendaga. Ja ma leidsin enda jaoks, inimesed leiavad endale erinevaid asju, kuidas iseendaga tegeleda, paljud mediteerivad ja ma ei tea, teevad trenni ja nii edasi, mina leidsin vabastava hingamise. Ja jõudsin selleni kuidagi ja kui ma sinna nagu läksin ja olen neid, nüüd ma
seoses selle viirusega on nüüd pikalt vahele jäänud, aga ma ütlen ausalt, kui ma sellega hakkasin tegelema, siis hakkasid nagu sügavamad vestlused ka iseendaga toimuma ja need on nüüd heas mõttes nagu selline 4 aastat kindlasti olnud, et ja nagu päriselt nagu soovitan nagu kas või seda proovida. See ei pruugi absoluutselt igale ühele sobida, ma olen tuttavaid sinna saatnud ja inimesed on käinud, kellele sobib, paljudele ka sobib, aga paljudele nagu see ei sobi. Aga vot seal sa teed neid tegelikult, sa võtad ennast nagu tükkideks lahti, vaatad oma probleemidele nagu otsa iseendale ja tegelikult tegeledki iseendaga ja jällegi tohutult märkamatult hakkab nagu kõik muutuma selles suhtes, et sa märkamatult ravid ennast ja tegeled iseendaga ja sa ei saa arugi, kuidas sa oled juba paremaks inimeseks saanud, nagu, et see on nagu lahe. Ehk siis sinu küsimuse peale ma ütlen niimoodi, et jaa, ma vestlen iseendaga väga palju, aga sa viskasid õhku ennem sellise protsendi, 80%, siis ma 80% ei ole üksi, et ma ütlen seda, et kõik verbaalselt, mis me häält teeme ja mõni ütleb, aga ma ei mõtlegi, ma ei tee. Tegelikult alateaduses protsessor on punane kogu aeg. Ja sa tõid väga hästi välja, et kui sa hakkasid tegema seda hingamist, siis sa said aru, et ei ole ainult sina, vaid sul on ka nagu mingi seljakott seljas, kus hakkas neid juppe lahti võtma. Ja peale seda, kui sa oled selle seljakoti lahti võtnud, sa vaatad, kelder on ka veel. Pööning. Sina räägid seljakotist. Mina arvan, et minul käib selline merekonteiner kaasas. Just. Ja koormarihmadega ja siis ma tirin teda vahepeal kaasas, et ma olen teda küll vähemaks saanud. Nüüd ta on võib-olla siuke euroalus. Euroaluseed. Oota, see on petlik. Tegelikult selle euroaluse taga on angaar. Ja see on täiesti korrast. Ja ei, see on, nii on. Sa tood asja, sellepärast mina tunnen ise sind praegu kuulates, et sellepärast sul selline drive taga ongi, et inimsuhetes on nii, et ka paaris suhtes üks hetk, mingi hetk peale roosad prillid on eest ära võetud, saadaks teada, et on seljakotid, vaadatakse, siis võib-olla lahendatakse ära ja sealt edasi, mis me just ennem rääkisime. Kui palju sa tunned seda, ma viskan ühe mõtte õhku, et parendatud suhe, ehk siis kui sa püüad üks suhe nagu algul on keeruline ja sa püüad selle ära paranda, ma juhin ka tähelepanu inimesena, et ise sul on endaga ka suhe, millest sa just rääkski, et vaata, hingamine kõik see, et kas sa oled ühtid sellega, et me peaksime ennast paremini tundma, mitte jätma kuskile absoluutselt, mul oli kõrvale seda kogu aeg. Mul oli selline probleem, seda on märganud minu eelmised elukaaslased ka, tervitan neid ka, tšau, et neid on ka olnud omajagu. Ja nemad on nagu märganud, et ma ei suuda üksi olla. Ja siit võib-olla tuleb isegi vastus sinu eelmisele küsimusele, et palju sa nagu iseendaga vestlusi pead. Mul oli selline komme, et ma olen alati liigun seltskondades ja mul meeldib, kui on inimesed minu ümber. Ja kui naine läheb ära või ma jään nagu olude sunnil nagu üksinda koju, siis mingi normaalne inimene ju naudib seda, eks ju. Ta tahab koju jääda, võib-olla vaatab telekat, ma teen panni, ma teen täna sauna, ma teen midagi süüa. Siis minul oli esimene asi, ma võtsin telefoni ja vaatasin, mingi sõbra kutsusin kohe nagu külla. See oli nagu märk sellest, et ma ei tahtnud iseendaga tegelikult üldse üksi jääda. Ja kui me räägime nüüd nagu mingisugusest, ma loobin neid aastaid, aga ma ütlen, et umbes 5 aastat, siis nüüd on just vastupidi. Kui mul on võimalik, kui naine läheb näiteks Tallinnasse emaga, täna juhtus täpselt selline asi, et ta sõidab Tallinnasse. Kohe podcasti rääkima. Vastupidi, ma olen nagu, ja kui sõbrad saavad teada ja nad tahavad nagu külla, et teeme midagi, siis ma nüüd just ma võtan seda aega, et saaks üksi olla. Ja me selle aasta alguses saime valmis oma pere nagu ka suvila ja sinna on selline tunnine sõit ja ma nüüd nagu viimasel ajal olen avastanud endale, et mul meeldib nagu üksi aega veeta, see on tohutult lahe tegelikult ja siis lased ka peast läbi nagu, et üks asi on vestlus iseendaga, aga tegelikult on seal nagu, et lasedki oma asju nagu läbi. Aga ütleme, et rohkem aega tagasi siis ma otsisin kogu aeg seltskonda, nagu kogu aeg olin nagu sotsiaalne. Ja see oli tegelikult nagu viga, et seda üksi oleku aega on vaja. Just kogu aeg lükkasid seda endaga vestlust võib-olla isegi edasi. Ja nii kui ma hakkasin tegelema vabastava hingamisega, ma sain väikse Joeliga tuttavaks ja kes ei tea, siis vabastava hingamisega on tegelikult see, et kui sa lähed sellesse protsessi, siis see tegelikult on sul võimalik näha enda näiteks sündi, kogeda seda kogemust uuesti ja
ja tegelikult inimene on nagu sibul, noh, aga sibulal on liiga vähe kihte, inimesena tegelikult ma arvan mingeid kümneid tuhandeid, kui mitte miljoneid kihte ja siis sa hakkad seal kihihaaval ennast nagu lahti võtma kõiki, noh, seda seljakotti, eks ju, nagu sa siin nimetasid ja kes siis merekonteinerit ja nii edasi. Ja siis sa lõpuks puhastad ennast ära, see on nagu tore, et nüüd mul on vähemalt see, et ma suudan iseendaga üksi olla ja ma ei pea kogu aeg tormama, et varem oli see tormamine ja miks ma nagu tormasin, ma sain sellest ka nagu lõpuks aru, oli see, et mul oli vaja kogu aeg tõestada iseendale, et ma saan hakkama, et ma ei karda seda, mul on vaja nagu, miks neid challenge'eid, miks sa teed seda ja mingeid asju, et siis mul oli lihtsalt vaja tõestada iseendale ja tegelikult ka teistele, sest sa oled suhteliselt sotsiaalne inimene, siis sa tahad nagu tõestada, et ma saan hakkama, sellepärast ka nii palju nagu erinevaid asju sai ette võetud ja on ette võetud. Ja ütlen ausalt, ei kahetse ka. Mulle meeldib, et ma ei tea, võib-olla sa räägid sellest teemast palju, aga mulle meeldib, kuidas sa praegu avanenud sellega seos, ma tulistan siit kohe edasi, seepärast, et see on põnev teema. Okay. Seoses sellega, et sa võtad selle kusagil mustrist, kas vanemad, kas isa piitsutas nüüd, et raske töö, et teeme, kõik on vaja ära teha, kõik töö on vaja maailmas ära teha kohe nüüd. Noh, mustrit me võtame vanematelt niikuinii kaasa, eks ju, et see, kui sa oled seal, kus sa kasvad, eks ju, sealt sa ju neid kombeid ja kõike, see tuleb sinuga, eks ju, kaasa. Kui me nüüd hakkame niimoodi, eks ju, süvitsi minema, siis ma mäletan, et isal oli mitu tööd. Et ta oli autojuht, siis ta oli mingi bussijaamas, ta midagi tegi ka seal, ma täpselt isegi ei tea, mingi remondi luksepist arvatavasti, nõukaajal muud ei tehtudki, kui ainult luksepad olid. Ainult parandati kogu aeg. Jah, kogu aeg midagi, kuigi minu arust nõukaaegsed asjad peavad paremini vastu kui praegused asjad. Aga sellest ma ei tahtnud, eks ju, rääkida. Ja isa tegeles ka ratsutamisega, ta oli liidu meister ja tõesti, et võib-olla on seal see, et ta tegi ka mitmeid asju. Kuigi, kui ma nüüd räägin nagu meie vanematest ja kõigest sellest, siis ma isiklikult tegelen hetkel tohutult sellega, et mitte olla nende moodi, vaid just seda mustrit katki teha ja püüda muuta kogu seda, kuidas nemad elasid, sest et ega nemad said jällegi selle mustrid ju oma vanematelt ja oma vanemad said, eks ju, sealt vanematelt ja see aeg on ju tegelikult võrreldes, kus maailmas me praegu elame ja kus nemad elasid, see on öö ja päev. Noh, me ei saa elada Nõukogude Liidu aegse mõttemalliga praeguses ühiskonnas, minust see lihtsalt need ei lähe omavahel kokku, maailm on nii palju muutunud, eks ju, ehk siis tuleb maailmaga koos muutuda. Aga ma mõtlen, võib-olla juhin siit edasi natuke just see, et kuidas ta karistas või kuidas ta kiitis, kui allis ta oli ütlema, sest tihti see enesekiitus, mida sa oled nüüd ütled, et sa oled selle hingamise ka rohkem võib-olla andnud, mul jäi vähem mulje, siis kas vanemad ütlesid lihtsalt sulle, et Joel, see on väga hästi tehtud, pane edasi noorena. Ma vaatan, sa läksid juba lapsepõlve. Jaa, meil oli kuidagi niimoodi, et minu õde oli nagu isalaps ja mina olin nagu rohkem emalaps. Kuidagi oli see niimoodi, et ma mäletan, et ma sain isa käest nagu pigem püksirihma pandlaga ja see on mul meeles ja ema käest ma sain nagu kiita, et kui sa küsid. See on üleüldse eriskummaline, et ega mu lapsepõlvest mingit tohutult palju asju meeles ei ole. Ma ei tea, mul on tunne, et ma olen seda nagu kuskil ära blokkinud ja kui sa küsid ja tahad hullult minu lapsepõlvest teada saada, siis ega sa ei saa, sest et ma ei tea isegi sellest. Ma tõesti ei mäleta väga palju asju. Ma mäletan, et ma sain kunagi suusad jõuluvana tõi ja ma mäletan väga palju vanaema juures veedetud aega, aga ei mäleta. Ma küsin sult vastu, kui palju sina mäletad oma lapsepõlvest? Kas sa mäletad, kui sa olid 3-4 aastane? Mida aega edasi, seda rohkem. Päriselt, jah. Väga hea. Siis ju see siis võib-olla tuleb mul ka. Sest mina nagu seda väga-väga väikest aega, ma mäletan nagu seda nii vähe või mingid üksikuid, mingid seiku või mingid olukordasid või tõesti korraks jõulud tulevad või kuidas, ma ei tea. Kogu see hingamine, kui sa vahel külastad seda, ma ütlen, see on nii nalja. Ma ei tegelikult sellest võib-olla nii palju taha sellest spirituaalsust rääkida, aga see on kihvt tööriist, et sa lähedki tagasi, tunned see lõhna ja tajud seda lapsepõlve ja hakkad, mul on visuaalne inimene ja ma mäletan seda otsus mõttes, kui ma olin 5 aastane, mis mööbel, kus oli pilt, vaip, see on haige.
see häirib mind isegi, see häirib mind täiega. Ma mäletan ka seda mööblit, aga seda ei ole keeruline nagu mäletada, sest meil kõigil olid ühesugune mööbel. seda küll, see on hea point. Need pruunid kapid ja... Tumedad kapid, kuldsed nupud, kogu lugu. Et mina mäletan näiteks, et mul oli lapsena sukkpükse tuli kanda, jumal tüüti oli näiteks. Soojad püksid jalg. Ja ma mäletan mul on väga vähe, vaata, tänapäeval, eks ju, mul on super hea veel, et meie lapsed saavad korraliku nagu pildipanga endaga kaasa, eks ju, oma lapsepõlvest, suure tõenäosusega, eks ju, mälupulgad, asjad, kõik on kuskil pilve peal, eks ju. Aga meil, ma ei tea, minul ei ole, meil on ainult paberkandjal ju mingid mõned üksikud pildid ja siis ma mäletan naabrimees Oliveriga, naabripoisiga olime tema juures ja siis tema oli nagu natuke nagu cool guy ja siis mina olin sellel ka nagu ja siis mul olid need sukkpüksid, mingi ma olen poiss ja siis mul olid sukkpüksid jalga pannud, võib-olla selle pärast ma ei mäleta, ma ei tahagi neid sukkpükse mäletada ja need teised püksid olid tõmmatud ka siia. Tahaks küsida vanemat, et mida te tegite muga? Miks? Ja, ma pean nüüd elama selle mälestusega. Mis on nende vanade fotode pluss on see, et ebaterav, äge. Keegi jäänki pildi peale, cool. Täna teed pildi, kus natukene nurk vale, öeldakse, mis sul viga on, sa ei oska pildistada. Head mõtted sul seos selle mööbli ja sukkpükstega. No täpselt, meil on kõigil sama lugu rääkida. No kindlasti need sukkpüksid ei olnud ainult sul, see oli kõigil. Ja täna hommikul panin oma poisile ka jalga. Siis ta vaatas, miks? Põgene sest ära, isa ei! Tule siia, minu isa tegi nii, teeme mina ka. Praegult sa tõid selle nii-öelda imiteerisid enda häält ja võib-olla vanemate häält, et kui sa ennast kiidad või kui sa ennast nagu peas laidad, ma ei mõelnud üldse, ma täna selle teema nii pikalt tean, aga ma näen, et sa tulistad siit, siis seega ma jään siia veel. Siis kelle häälega sa ennast, kui sa enda peas ütled, no see sai halvasti tehtud, kas see on siis isa hääl või? See on nii naljaks, kui sa hakkad selle peale mõtlema, ma just lugesin nüüd artiklit paar päeva tagasi ja seal oligi nii, et kui tavaliselt inimesed ennast manitsevad, siis kui nad hakkavad mõtlema, kelle hääle nad manitsevad, siis nad saavad sellest lahti. Et ma ikka mõtlen, no Joel, see ei tööta, kas ei saa aru, et see restoran ära tee. Ja, ma ei kujuta ette, ma ei ole kunagi mõelnud niimoodi, et ma teen isa häält järgi. Ma olen mõelnud, et see on lihtsalt keegi, kes loeb reklaame peale, vaatasin teles. Et selle häälega proovin nagu olla, mida sa teed, kuule, siuke Mehhiko seriaal natukene. Aga kindlasti see on rohkem mu isa hääl kui ema hääl, jah. Sest kui me jällegi jõuame selle manitsemise juurde, siis isa manitses mind rohkem, ta kuidagi ägestus rohkem mu peale ja sealt tuli nagu rohkem karistusi. Ema oli nagu ühtlaselt, ma ei taha öelda kuri, aga ühtlaselt nagu hoidis kõik nagu piiri peal. Siis isa oli natukene nagu mina, mulle tundub, et ma olen nagu oma isa moodi, et ma olen äärmuslane. Et kas ma olen äärmuslikult hea või siis olen mina see, kes ütleb, ei tee niimoodi. Et ma oma poisiga on täpselt sama moodi, et kui kõik on fantastiline, siis on poisil kõik väga fantastiline. Päkapikud käivad juba jaanipäevast saadik, eks ju. Et isa on, ja näed, kus käisid seekord ka, näed. Ja siis olengi see teine äärmus mõnikord, et kui Therese ei taha nagu seal... Mulle tundub, et Therese suudab olla nagu, kui me võtame selle, et see hea ema ja isa, et tema on nagu keskel, ta suudab nagu seda nagu hoida, aga mina olen siis nagu ülihea ja siis üli see paha. Ja see on täpselt nagu minu isa oli tegelikult. Ehk siis ma võtan seda mustrit endaga, olen kaasa võtnud, mulle tundub rohkem. Ja seda pilti, nüüd just, ma ei ole seda kunagi märganud varem nagu, aga kui me räägime nüüd, kui ma olen nagu lapsevanem ja mul on poeg, eks ju, nüüd ta saab kohe 3-seks, et siis ma olen just sealt, tuleb seda pinnale nii palju, sest ma teen ju samamoodi ja ma järsku tunnen, et aga issand, ma olen ise samas situatsioonis, sellist nagu déjà vu'da nii palju tuleb mõnikord pinnale. Ja siis ma saan aru, et okei, et nüüd see kõik hakkab nagu, et nagu ma ei tea, ühest küljest meenuma. See on hea, et sa seda loed, sest väga paljud ei oskagi. Sul ei ole seda kirjaoskust, et lugeda, kus see karistamine, kõik see mingi, miks ma nähvan? Nähvamine. Me oleme kõik klassika. Ühest ja samast materjalist tehtud, aga kui me seda nagu ei väljenda või meil polegi kellelegi rääkida või me ei hari ennast nii-öelda oma teadmisi sellel alal, siis me arvame, me oleme jube erilised. Põlvkondade kaupa sama muster läheb. Et õpime, kui uusi asju juurde õpi, siis oledki ju. Aga ma tahaks öelda tegelikult, et
et see meie generatsioon nüüd, see on minu arust jube hea generatsioon. Päriselt ka. Küsi oma vanemate käest, nad räägid täpselt sama juttu. Nojah, aga... Ja, aga come on. Mine edasi. Sa tead ju. Jaa, muidugi. Ei, ma tahaks lihtsalt seda praegust generatsiooni ja tegelikult ka järgmist kiita, sest et aga sul võib õigus olla, jah, kindlasti nad ka tegid selliseid vestlusi, kuigi podcast'e neil ju ei olnud. Ei olnud, need rääkisid saunas. Ja nad olid juba notised, kui nad hakkasid vestlusi rääkima, sest et et sügavuti vestlusi pidada, siis pidid olema mõlemad osapooled juba pool liitrit viina ära joonud, siis tänapäeval suudavad inimesed tegelikult kaine peaga rääkida väga sügavaid vestlusi, eks ju. Sellepärast ma tahakski kiita seda praegust generatsiooni ja meie generatsiooni ja tegelikult seda, kes sealt alt tuleb. See generatsioon nagu teadvustab endale seda olukorda ja iseendaga neid vestlusi ja kõik see kuidagi on nagu arenenud selles suhtes, et sellepärast on praegu üliturvaline tunne, et ma arvan, et ühiskond ühest küljest on küll jah, meil kliima soojeneb ja ma ei tea, maavarad saavad otsa, aga vähemalt rahvas on tegelikult kõvasti targem. Ja ma arvan, et mingi moment võib-olla suudab see tark rahvas ikkagi kogu seda ühiskonda nüüd keerata ka sinna teises suunas. Nüüd läksin jumala teises suunas läksin. Sa oled jumala õiges suunas, et küllap see nii ongi, et meil on vajagi. Ma käisin ise ühes podcastis rääkimas 2 nädalat tagasi, siis küsiti ka, kuidas koroona on mõjunud. Ma ei räägi täna rohkem koroonast, ma toon ainult selle näite. Siis mõtlesin, mina ettevõtja kunstnikuna, see on olnud 13 aastat mul. Kogu aeg, iga kuu, iga kvartal mõtled, kuidas neid numbreid ülespoole nihutada. Ja see on mega äge mäng. Kui ma oleks töötanud terve aja kellegi all, ma ei tea, kas ma mõtleks nii, nagu ma täna mõtlen. Seega ma arvan, et ka need businessid, mis sul on selle aja möödudes, sa oled, me näeme Joel 2.5. Et see 5 huvitav lähenemine. Et see mitte 2.1, vaid see läheb kohe veel. 5 on juba üle peaaegu 3 juures. Ja. Ma arvan, et see on hea trenn. See on selline treener, kes ütleb ausalt, kui sul business ikkagi lonkab ja siin soodsal ajal sai tegutseda, nüüd ütleb, et võt. Jah, mina olen isiklikult juba ühe kriisi üle elanud, eks ju, see oli ju see esimene krahh ka. Ja jah, sa lubasid, et me ei räägi, eks ju, sellest viirusest, aga... Paar sõna. Jah, 15 minutit. Et tegelikult, no, ma olen selle koha pealt nagu ülihalb, et ma olen nii positiivne, et mina ei näe siin küll nagu praegu mitte ühtegi nagu halba asja. Minul on asjad paremaks läinud 2020 aasta on mul olnud nagu mega hea aasta nagu töö mõttes, rahalises mõttes ja pere mõttes. Ma ei oleks ise võtnud aega maha, ma ei oleks saanud oma maakodus nii palju olla, nagu me olime, ma sain pojaga lähedasemaks, nii palju sai lihtsalt nagu, ma sain ise endaga tohutult palju tegeleda, ma hakkasin tegelema talisupplusega, rohkem trenni tegema, kõike nagu positiivseid asju ma hakkasin nagu rohkem tegema, et ei tasu olla nagu selles kinni, et nüüd tuli mingi viirus ja nüüd on jube paha. No, ei olnud seal midagi paha tegelikult. No, muidugi oli sorry, issand jumal, teine äärmus vaatab praegu, mis sa räägid seal. Et loomulikult on ta paha, aga sõnum on see, et leia selles pahas asjas head. Ja mina olen tohutult palju head leidnud, me oleme pannud purki Joel Ostereti suure õhtusöögi parima hooaja. Ma olen uusi ägedaid tutvusi leidnud, ma hakkan Nopriga just tegema uut jäätise tootmist ja nii edasi ja me teeme seda kriisi ajal. Et sellel kriisil on nagu mega jõud tegelikult ka nagu leidkel lihtsalt neid positiivseid asju. Mina arvan täpselt sama, see on mingil määral me kunagi meenutame, et räägitakse sellest, nagu räägite, et Vene ajal said siin mingid inimesed mingid asju, siis räägitakse koroona ajal, ikka need tõusid, tuhast ehitasid, lõid, uus jäätis, küll tal olid soodsad tingimused, oleks mul see võimalus vedas tal. Ma olin kunagi mingi noore poisina, kui ma tegin esimese kohviku Café Truffet ja siis ma olin aasta aega nagu seda teinud, siis kutsuti ka mind, EAS kutsus mind kuhugi esinema ja siis ma esinesin ja publikut oli paarsada, see oli mul üks esimesi selliseid, ma olin siis 23, ma arvan. Ja siis ka nagu, ma nagu rääkisin seal ilgelt innukalt ja olin nagu üli optimistlik ja siis tuleb mingi vanem mees pärast, kohvipaus tuleb minu juurde. No ja, mis sul siin viga, eks ju, siin need vennad ka, kes seal 90ndate alguses, eks ju, ise samal ajal oli, ma arvan, täpselt selline, eks ju, oleks saanud ka kõike teha. Näed, nendele kukkus kõik sülle. Ja siis ma vaatan seda venda, mõtlen, noh jah, aga sa oled ise ka praegu 50, et tollel ajal oleks saanud ju ka mingi, ma ei tea, olid siis
30, et miks sa ise ei teinud. Et ongi alati sellised, ühed teevad ja teised lihtsalt vinguvad. Yeah. Ja need, kes vinguvad, need saavad tohutult palju nagu tähelepanu ka, ma ei saa sellest nagu aru, et pigem võiks nagu rääkida nende inimestega rohkem, kes nagu teevad ja sütitada neid teisi ka nagu rohkem tegema. Tubli. Loodame, et need tulesid puhtalt välja. Need on hea. Enam täna kedagi ei süüdista. Joel 2.6 nüüd, jah? 2.6. Kus juures ma kuulan sind ja mina ei kuule süüdistusi, see ongi, sellepärast sa oledki Joel Ostrat ja sellepärast sul ongi see saade ja sellepärast ongi need asjad, sest sa tegelikult ju lood midagi uut, lood lisaväärtuse ja annad inimestele tööd. Ma lugesin väga kihvti ütlust, et kui sul on 10 fänni, siis sa vajad tegelikult 10 vihkajat ka. Miks? Kusjuures see on nii, et need vihkajad viivad sind rohkem edasi kui need, kes kogu kiidavad ja nagu löövad igal pool, iga nurga peal nukke, sul ütled, sul oled ikka tegivad, sa oled ikka nii äge. Siis sa ei tee ju seda sellepärast, sul on enda sisekõne, sul oma missioon, keegi ütleb, sa ei saa hakkama, siis mõtled, kes ütles ja lähed ja teed. Kuidas sulle nagu, kuidas sa tunned, et kas sul on vaenlasi ka? Kindlasti, jaa. Ma lihtsalt mõtlen praegu selle peale, et kumb on edasiviivam jõud, kas tõesti kriitika... 10 ja 10, nagu et nad tõstavad sind. Et ainult kiitjad, mina arvan, see on minu arvamus, et ainult kiitjad ju, ma ise tunnen seda, et ka töös ja eraelus, et mul on väga vedanud, minu kõrval on inimene, kes kui midagi teen, ütleb, see oli hea, aga kas see oli su parim? Mega tüütu. Jumal lahe, see ma tunnen kohe. Vau, oot, tegelikult siit oleks aga kas mõnikord on ka nii, et kuule, mega tubli, ma ei oska sulle midagi öelda, et hästi tehtud. Vot seda on ka vaja, sest et kui sa nüüd võtaksid niimoodi, et iga kord, kui sa midagi teed, 10 korrast 10 ütleb väga hästi tehtud, aga, eks ju, et see aga, kui järgneb, siis on nagu nii, et kuule, come on, lase mul elada. Et mina vaidlen vastu, ma ütlen, et võiks olla 10 fänni ja 5 vihkajat, et see võiks olla seal pool. Las need 5, niikuinii need vihkajad teevad rohkem lärmi ja saavad tähelepanu. 10 lärmi. Täpselt, noh. See on juures päris hea mõte. Ja. See oligi kellegi kirja pandud, ma lihtsalt haakusin ja rääkisin sulle sellest. Aga hästi pandud kirja. Hästi pandud kirja. Muidu kindlasti. Kuidas ja kui lihtsalt sa arvustad inimesi? Et nagu ma toon näited, kõnnid tänapäeval, vaatad. Jaa, ma sain mõttest aru, ma mõtlenegi, vaatad kena pikk naine, aga need saapad talle küll ei sobi. Et ta tuleb ilus ja tuleb kohe kole asi ka juurde nagu. Kas sa oled seda täheldanud, et ma tõin niisuguse labase näite, aga just see, et kui sa võtad inimesegi tööle, tunneb hästi kella, aga muidu teda usaldada ei saa, et kas sul peas kohe mingid seosed või... Mul ei ole seda. Ma ei oska siin, ma ei tahaks nagu öelda, et ma üldse kellegi suhtes nagu kriitikat üles ei näita, aga ma pigem märkan nagu inimeses nagu just neid positiivseid külgesid nagu rohkem. Ei ole küll nii, et no ja kui ongi koledad saapad tal jalas, siis ma mõtlen, et kindlasti nende saabastal on väga ilusad barbad. Jaa, väga mõte. Ja. Ma tooks sinu puhul välja selle, et sa ütlesid, et sa oled üdini positiivne ja sa oledki. Ma olen kunstnikuna näiteks 13 aastat teinud erinevatel ettevõtete tööd ja kohanud väga erinevaid inimesi, ma ei tea, poliitikutest, pildistanud presidendist kuni, ma olen isegi teie kohvikule teinud reklaamipildid kunagi 2012 aastal vist. No võt. Ja mida ma tahan sellega öelda, et me oleme kokku juhtunud paar korda TV3 reklaamvõtetel. Sa tuled Tartust kaugelt, mingilt muult kokkusaamiselt, sa hüppad sinna saali, kõik käid läbi, tervitad, kuidas läheb. Kui sinu hetk on see 6 minutit seal tehakse videolõike, siis mina pildistan, siis sa särad nagu täiega. Ja siis on teisalt on inimesed, kes seal kõrval elavad põhimõtteliselt, tulevad kogu aeg, kõik on valesti. Kus see drive tuleb, et sa särad nagu alati, et kõik inimesed toovadki välja seda, et sa tuled ja lammutad nagu, et mis, kus selle edevuse piir on või kas see on edevus või see ongi see, et sa reaalselt nii kui silmad lahti teed, parema jalaga voodist välja, aknast kohv, tõmbad voodi lina sirgu, naisele ka kohvi.
Enamjaolt see on nii, nagu sa kirjeldad, aga on ka selliseid hommikuid, kus ei ole nagu, see sõltub nagu nendest energiatest, et kus sa peale saad, kindlasti sa paned tähele, et kui ma kuhugi saali sisse lendan, siis ma ju jagan energiat, eks ju, ehk ma annan enda energiat väga palju ära, ma pean seda kuskilt vastu ka saama, sest et ma saan neid headest emotsioonidest, ehk kui ma teen selle asja ära, me saame hea pildi, eks ju, siis ma olen nagu rahul. Ja mulle väga meeldib, kui mind kiidetakse ka. Ma segan siia vahele, et mida ma võib-olla ei peegeldanud, on see, et kui režissöör sinuga räägib filmis ära, ja sa vaatad isegi mitte seda filmilõikus, vaatad režissöörile otsa, kas ta on rahul. Kui ta on rahul, siis isegi teie omavahel verbaalselt räägi, sa tunned ka, et see mees teab, ma usaldan teda, vaatad. Sul on kohe see kuidagi ja sa toimetad, kõik sa vaatad, ütled, tuli hea, kõik. Ma toon lihtsalt näite, et kui ma tihti teeme, siis inimesed ei taha teist duublit teha. Inimesed tahaks nagu teha ja ära minna. Sa oled ka nendest pisikestes asjades, mis on see 6 minutit on vaja sul seal klipis tulla selle, kui me tegime selle õhtusöögi reklaami klipi, siis sa tuled ja sa jälgid, kuidas see meeskonnatöö seal käib, kas see on hea, mitte nii, et teeme ära, ma tahan ära minna, mul on juba koosolek. See ruumi aja kasutus ja see suhtlemine, see on sul erakordselt äge, mida ma olen näinud nende aastatega võtetel, et mida ma olen püüdnud, ma olen jälginud sind sellel teemal. Kas sa tunned nagu seal teise poole Joelit samamoodi, et sa usaldadki professionaale ja... Ma tihti peale usaldan, aga jällegi ma ise tunnen, võib-olla see ei ole õige, aga ma ise tunnen, et ma õudselt palju tahan nagu kõikides asjades kaasaga tegelikult rääkida, nagu, et olla nagu teemas sees. Et kui me siin nagu praegu midagi nagu teeme, siis ma tulen siia ruumi ka sisse, ma vaatan kõik üle nagu, et kas sul on kõik hästi, kas kõik on siin. Ja kui ma märkan midagi, siis ma olen see mees, kes ütleb ka, et kuuled, et aga kas need kotid seal taga, et need ei jää kaadrisse või. Kuigi ma peaks ju usaldama, et kindlasti keegi neist tüüpidest teab, eks ju, et need kotid ei jää kaadrisse, siis ma küsin üle. Et ühest küljest ma tahan olla nagu igas lõigus kaasas. Siin võib-olla tuleb nagu mängu see, ma ei tea, kas ma olen nagu perfektsionist, aga on öeldud, et mõni kord ma ajan nagu pilli lõhki. Mitte nagu halvas mõttes lõhki, aga ma mõtlen nagu tõesti kaasa. Sest ma ei tee seda, mulle meeldib see lihtsalt. Mulle meeldib seda nagu teha ja isegi kui me teeme nagu telesaadet, siis ma olen nagu iga helimehe, iga oppe ja kõigiga nagu ma tean täpselt, mida nad teevad. Meil on isegi võtetel selline nali, et kui pannakse nagu valgust püsti ja me oleme nagu köögis ja nad ütlevad, kuule köögivalgust tuleb liiga kollasena sisse, siis ma ütlen, ja, aga pane see 5-4 peale. Nad juba naeravad, et kuule, sa teed nagu et mul on ju isegi nende need, et 5400 ja pane siin 6300, et ma olen mingid asjad, mul jäävad need lihtsalt meelde, aga see jääb mulle meelde sellepärast, et mul on selle vastu nagu huvi. Mitte, et ma tahaks valgustaja olla, aga kõik see on nii põnev, saad aru. See, kuidas helimees käib ringi klapid peas, kuidas tema kuuleb oma klappidest ära, et kuule, nõudepesumasin lõpetas, teeme Joel ruttu selle teksti ära, sest kui ta uuesti hakkab käima, siis kuskil taga taustaks on mingi mürin. Ja siis nüüd, kuna ta on ühe korra mulle seda öelnud, siis järgmised korrad ta ei pea enam ütlema, ma tean ise, ma lähen kööki, ma ütlen ära nõusid praegu käima, pane, vaadake, et tõmba külmikud stepstetest välja, sest külmikud ka, kui käivad, nad teevad mingit vibratsiooni ja me ei saa seal teatud kohtades nagu filmida. Ehk siis see on nagu loll asi, et miks sa teed nagu helimehe ja valgustaja tööd ka, aga see on nagu lihtsalt, ma lähen siin asja juba nii sisse ära ja minu asi on nagu tekste anda ja vaadata, et toit saaks valmis, siis natukene ikkagi vaatad, et kuule, et sa ka siin teed ära ja vaatad, et sa ei susserda. Sa just ise rääkisid selle koodi ära, miks sa nii positiivne oled, seepärast, et meeskonnal on palju lihtsam sinuga töötada, kui sa oled nagu kohal, et sa ei ole nagu võõrkeha, mis sinna tuleb, sa oled hiljaks selle teisega valgus uuesti, sa tigest, mitte sa ei kontrolli kõike, sa lased seal kõigil voolata, aga sa saadki aru ja neil on palju lihtsam sinuga töötada. Kui sa jääks igal pole hiljaks, midagi aru ei saa, see oleks mega pahur kogu. Sa oleks kõik sõinele. Ma olen nõus, see oleks, aga nii ma teen, aga ma räägin nüüd nagu ühe teise loo ka, et tegelikult ei ole kogu aeg nii. Nüüd räägid päriselt, kuidas? Ei, me jõuame päris algusesse sinna, kus sa küsid, et kuidas ma nagu nii palju suudan ja kuidas sa neid inimesi enda ümber meelitad, et ma teen tegelikult sarnased inimesed, tõmbavad natukene sarnaseid inimesi, ehk ma teen kogu aeg asju nagu ka oma ala professionaalset inimestega, olgu ta siis baarman, olgu ta siis, ma ei tea, kohvikupidaja või kui me hakkame jäätist tootma, siis
olgem ausad, Nopri piim täna Eestis on Eesti kõige puhtam piim. Miks ma peaks tegema keskpärasest piimast jäätist, kui see on 90% tegelikult selle toote komponent. Ma võtan parima piima. Samamoodi ma teen saadet nagu professionaalsete tegijatega, ruuduproduktsioonid, siin ei ole, Eestis ei ole vastast neile on kõige parem tiim lihtsalt ja see kõik nagu ongi hea. Ja nüüd ma jõuan sinna, et ma tegin ühe sellise väiksema koostöö ühes teises seltskonnas, lihtsalt ühes reklaamis lõin nagu kaasa ja seal oli ka nagu see, nagu sa just kirjeldasid, et sa jõuad sinna kohale ja siis ma jõudsingi sinna kohale ja ei olnudki see valgus. Ja aga teisi ei olnud? Ei, teised olid ka kohal, aga ma tajusin ära, et seda aru mina selle nagu kokana tean nagu rohkem hetkel siin kui see kaameramees. Ja vot siis ajab nagu kettasse, kui sa pead hakkama õpetama tegelikult professionaalselt. Hea on, kui me teeme koostööd, aga kui tuleb mingi jörri hakkab ja ma pean ühte kaadrit tegema tema või mingit ühte asja, sest et ta unustas objektiivi ära vahetada, vot see ajab nagu kettasse, et kuule mees, päriselt sulle on vale objektiiv ja sa ei saa seda praegu teha või ehk siis et juba varase seos ma teen nagu asju nende inimestega, kellega mul nagu klapib. Ja ma ei ütlegi, et see tüüp, kes unustas objektiivi ära vahetada ja ma taga selle reklaami tegin, et ta on sellepärast halb inimene. Ei, ta teeb teistsuguseid asju ja mingi teise seltskonnaga klapib tal väga hästi. Aga mina olen selline nagu, et kui ma lähen, siis ma tahan, ühest küljest ma tahan, et asjad kiiresti nagu läheks purki. Ja siiamaani nagu heas mõttes, kuna minu ümber on nagu head inimesed, olgu see siis TV3 või ükstaspuha, mida sa räägid, eks ju, et me olemegi saanud nagu enam-vähem ühe kaadriga purki või siis me teeme selle teise kaadri selle pärast, et kuule, siit saab veel rohkem välja meelitada. Kuule, proovime ühe korra veel, kui sa viskad selle õuna sealt poolt, äkki siis, kuule, me saame veel paremini. Ma isegi mäletan seda tseeni. Ehk siis, et üks asi see perfektsionistlus ja see, et professionaalsed inimesed ja nendega ongi tore neid asju teha tegelikult. Ja see panebki mind käima ka, ma lähen sinna, sest ma saan sealt super tulemuse ja ma tulen, sõidan tagasi autoga Tartusse ja ma olen ise ka nagu ära laetud. Ma tunnen, et hea tulemus oli, mega, lihtsalt megana. Mõnikord tuledki ja mul on endal ka nagu kananahk on ihul, kui saade on purgis jälle, 150 inimest on ära toidetud, kõik olid õnnelikud, inimesed käisid, tegid sugu pilti, patsutavad õlale, ütlevad, kuule, see oli lihtsalt megana. Ja siis see on see, kus sa saad ise seda toituna ja see ongi hea. Ja see järgmisel hommikul ma võin öelda, et kui on selline õhtu olnud, siis ma võin öelda, et siis ma ärkan tõesti niimoodi, et tõmban selle lina, teen kohvi ja annan naise, kõik on väga hea, et me jõudsimegi selle. Et seal peab olema nagu, et kui asjad jooksevad, siis sa paned selle emotsiooni pealt ja kui kõik on nagu all, siis on raske, siis tuleb tekitada neid keerulisi momente. Ma toon siia ühe näite hästi kiiresti veel tegelikult, see on ülilihtne näide on see, et ma olen võtnud mingi sellise nagu enda, nagu sellise treeningvormi ka, et ma olen saavutanud kunagi nagu mingi asja ja ma tahan sellest kinni hoida. Ma ei lähe atleediks ja ma ei taha hulluks minna, aga ma hoian mingit kindlat asja. Ja kui ma näiteks 2 nädalat olen nii palju tööd teinud, et ma lihtsalt tõesti ei ole jõudnud sinna vahele pitkida, tegelikult on see jällegi, ma valetan ise endale, sest iga kord on see pool tundi võimalik leida või see 15 minti, midagi saab ikka teha. Aga kui sa oled nagu teed nagu tööd, siis ma täna ei lähe. Ja siis jääbki nagu sellest energiast mul nagu puudu. Ja kui ma lõpuks saan selle ühe trenni ära teha, ma lähen võib-olla sinna kohale, küll ma teen selle ära, siis on see, et pauk on uuesti üleval, puust on, ma ei tea, kuskilt saavutatud, kuigi sa lähed sinna täiesti tühjana kohale, sest sa oled 2 nädalat tööd teinud ja see oleks viimane asi, mida sa tahad, sa mõtled, et sul on valida, diivani peal vaatan Netflixi, lähen trenni. Nii, kui ma tean, et ma diivani peale lähen, siis on järgmine hommik samasugune. Nii, ma lähen teen täna trenni ära ja ma lähengi teen selle trenni ära ja ma tulen koju ja järgmine päev on ilus, sest ma olen jälle saavutanud, ma olen endale andnud nagu selle, see on nagu enese ületamine või ma vaatasin sinu podcasti, ma ei mäleta kellega see oli, äkki see oli, kes rääkis sellest hea hunt ja halb hunt. Et see on Daniel Levi. Et on olemas halb hunt ja hea hunt ja see on mingi indiaanlaste mingi vanasõna, eks ju, et kumba hunti sa nagu toidad. Mõtlen, äkki see rääkis isegi Yoko. Kõik on sarnased. Jokot ei vaatanud üldse. Juhuda oli siis keegi, Johan võis ta olla tegelikult, kes rääkis sellest ja seda aru, see on nii 100% õige asi. Sest tegelikult on meie sees ju see, ütleme siis laisk hunt ja siis on see positiivne äge hunt.
ja mul on lihtsalt õnnestunud seda positiivset hunti rohkem toita, aga ma võin öelda, et ma olen silmitsi ja sellele laiskvorst hundile ka ikkagi päris tihti otsa vaatanud ja tegelikult on ta mind endasse saanud. Sealt tuleb kiiresti nagu tagasi saada, ehk sa korraks lükkad ennast sellest mugavustsoonist välja, saad jälle sellesse heasse rattasse ja kui sa oled heas rattas, siis kõik asjad õnnestuvad ja töötavad poole paremini. Ja ma julgen öelda, et viimaste aastate jooksul ma olen selle hea hundiga jube head sõbrad. Tollega nagu klapib. Ta on nagu, sa toimetadki järgmise päeva ära, et see trenn täna annab selle kaifi nagu homme, et ta tulebki, ta nagu investeerimine homsesse päeva. Absoluutselt. Ja. Väga hundilugu on... Hundilugu on mega. Ja me ei räägi siin sellest Brigitte Susanne hundist, vaid me räägime sellest hundist, kes su sees elab. Igaks juhuks, et kõik saaks aru. Oleks poliitiliselt korrektne. Aga sa küll ütlesid mõned ebaõnnestumised, et kui meeskond ikkagi ei tööta, siis see sind häirib. Aga mis on olnud selline viga, mis on nii tohutult häirinud ja millega sa oled olnud tõesti kimpus ja kui ära lahendad, saad aru, et ilma selle veata sa oleks endiselt see Joel 2.0, kui me jõudsime 6-ni välja. Vale äripartneri valik näiteks, et alguses tundub, et on õudselt lahe tüüp ja tahad taga õudselt lahedat asja teha ja siis lõpuks ei ole ta üldse see. Et maailmavaated on täiesti teistsugused ja isegi kui ta on tööloom ja tahab hästi palju tööd teha, siis ta teeb seda teistmoodi. Ja see võtab su nagu endaga kaasa, sest et ei saa niimoodi, et me teeme ühte asja, aga üks ujub nagu ühes suunas ja teine teises suunas, et siis kui me seal keskel kokku ei saa, siis see asi ei tööta. Ja on olnud elus paaril korral sellist asja, jah. Aga kuidas sa siis käitud, et ma ütlen, et ma toon alati näite matkamisega, et kui sa lähed RMK radadele ja meelega keerad mujale, metsa, padrikusse, põhimõtteliselt sa pead pugema puude vahelt ja üks hetk saad aru, et sa täiesti valel rajal, et 4 päevaga siit välja ei jõua. Kui sa oled valet ära läinud, sa lähed tagasi. Kuidas sa ütled, kas sa hoiad, viivitad või sa oledki nõus, ütled, kuule mees, et see business meie vahel ei tööta või annad selle aega, annad selle valel rajal ka natuke aega ja oledki tema jaoks mentoriks? Võib-olla on olnud, jällegi, eks ju, et õnneks me õpime vigadest ja mida vanemaks saame, seda targemaks saame ja on olnud mõlemat pidi. Ma olen andnud nagu aega. Ja nüüd, kui nüüd ma päris hiljuti ei olegi seda viga teinud, sest ma olen ikkagi oma nende olemasolevate äripartneritega ainult asju teinud ja teengi nendega, et uusi ei too mängu, siis hiljem ma olen päris kiiresti reageerinud tegelikult ja tulnud sealt kiiresti välja, sest et ei ole mõtet nagu seda, see ei vii meid kuhugi. Ja ma julgen öelda, et ma olen ka selline mees, kes on nagu piisavalt maksnud nagu kooliraha, nagu ilusaid summasid selle eest, et lihtsalt astudagi sealt välja ja ma lasen sellest nagu, ma olen see mees, kes ei jää nagu taga nutma, et jumal küll, näed, temaga oleks võinud nii teha või naade. See eietamine ei ole minu business tehtud. Okei, kooliraha, davai, tšau, lähme edasi. Ja ma tegelen ainult edasi minemisega, mitte sellega, et ma käin ja lunin mingi 5 aastat hiljem. Kuule, et sa mäletad ikka tookord, sa jäid mulle veel, kui jäi, see on tema probleem, see on tema südametunnistusel ja nii edasi, et ma liigun nagu edasi. Läheme edasi, jah. Jah, see on nagu see, mis on kõige õigem tegelikult ja ma julgengi öelda, et ma olen selle teise versiooniga ära proovinud ja see teine versioon lihtsalt, sa teed ise endale haiget ja oled ise nagu mingis asjas kinni, see masendab ja sa jääd sinna, see ei anna mitte kui midagi. Mis see siis annab? Kui sa taipad ära, et see ei vii sind edasi, siis on minu soovitus on võimalikult kiiresti see asi ära lahendada ja edasi liikuda ikka selle teemaga, mis sind huvitab ja mis sind õnnelikuks teeb. Muidu eladki selles minevikus. Absoluutselt. Küsimus, mis on see, mida ma sinu juures, mida sa ise enda juures kõige olulisemaks pead? Et see just, et mille järgi me peaks sind tundma või teadma või mida sa ise tahad, mille järgi sind tuntakse, mis märgi või jalajälje sa jätad? Ma loodan, et ma jätan mitu jalajälge, et ma olen alates mingist vanusest püüdnud olla lihtsalt hea inimene. Et nagu hea sõber, hea abikaasa, hea äripartner ja tahan ainult inimestele head. Sellega kusjuures on võimalik ka vastunäppe saada, aga ütlen ausalt, et mulle see meeldib. Ja ma tahan, et mind mäletatakse kui head inimest. Tõesti nagu head sõpra, head abikaasat, et ma teen head.
ja ma teen head ka läbi oma tegemiste tegelikult, et ma üritan nagu, et kui ütleme niimoodi, et kui ma olin alla 30, siis ma ei mõelnud sellele ja mingist vanusest tuli see nii-öelda ühiskonnale tagasiandmine ka, et selline nagu missioonitunne, mingi moment see nagu tärkab, ma arvan, et see tuleb igal inimesel mingi vanusega või mingist staadiumist alates, eks ju, siis ma teen kõiki oma tegemisi selleks, et muuta maailm paremaks paigaks. Olgu ta siis vähem plastikut või toidu raiskamist vähemaks viia või teha lihtsalt inimesi õnnelikuks. Näiteks läbi selle saatega ma olen, see on uskumatu tegelikult, ma siiamaani ei usu, aga neid noori on tohutult palju, mul on vanemad kirjutanud, et ma olen nii inspireeriv, et nende lapsed on mõelnud, et nad tahavad kindlasti näiteks kokaks saada. Ja ma arvan, et ja see teeb mind nagu nii soojaks teeb südame alt, sest kokkasid nõudselt vähe ka. Ise otsid neid kogu aeg on. Jaa, aga see ei ole omakasupüüdlik. Et lihtsalt, et näiteks mina ka noorena ei teadnud, et kui sa ei ole koolis nagu mingi tohutult andekas, nagu ma mõtlen õppimises, kehalises ma olin andekas, aga sellega kaugele ei aerata seal koolis. Nad ei lase isegi kusjuures lõpueksamit teha kehalises. Ja siis sa pead tuupima mingit matemaatikat ja õppima mingit keerulisi asju, mis on ju tegelikult keeruline ja tüütu. Et siis mul on ülihea meel, minu jaoks oli nagu Kokaamet väike nagu pääsetee ülikoolist ja mul on hea meel, et tegelikult, et kui sa õpid ära mingi ühe konkreetse ameti, sa teed endale selle selgeks, sa pead seda armastama ka, aga inimene, Kokaamet on selline, mida kui sa juba lähed seda õppima, siis sa armastad seda, see ei ole niimoodi, et oi, mul meeldib teerulliga ringi sõita, ma jumaldan seda, eks ju. Kokaamet on kuidagi teistmoodi, eks mul meeldib süüa teha, ilus tomat kasvab, et teen sellest midagi head, et see on ka nagu, et ma julgen võrrelda, et sa ütled, et sa oled kunstnik, et ma olen ka kunstnik, eks ju. Ja ma olen läbi selle saate suutnud inspireerida noori inimesi, et nad valiks võib-olla siis nende karjääri võib-olla esimese selle astme juures ma olen seal lihtsalt kohal olnud ja tõestanud, et see on lahe amet, võtke see. Et mina võib-olla noorena mõtlesin, et hea turvaline, et seal on alati soe ja suure tõenäosusega ma saan süüa ka, siis selle ameti taga on tegelikult väga palju rohkem, et sa saad teha kunsti ka. Ma arvan, sa oled suurepäraselt sellega hakkama saanud. Meil saatel on kindel aeg. Nii kahju, et see hakkab läbi saamast, ma oleks tahtnud nii palju veel paljust veel rääkida. Sa enne tõid välja selle, et supervõime, sa olid laps ja mõtlesid, et mis hetkel need nüüd väljendavad 18 või millal siis veel? Mis on sinu, mida sa ise tunned sellest kõigest? Mis on su supervõime lühidalt, mis võiks olla siis meie vaatajatele võib-olla igapäeva harjumusena, suke pisike detail lühidalt, mis võiks neid aidata ja sa tunned ise, et see on sinu võime just andagi edasi neile täna siin praegult? Ega siin ei ole midagi, ma arvan, et ma valin nendest paljudest, mis mul praegu peas lihtsalt nüüd ja praegu lihtsalt ringlevad, mida ma tahaks öelda, eks ju, aga kuna sa palud ainult ühte, ma ütleks positiivne mõtlemine lihtsalt. Ka kõige hullemas olukorras ükstas puha, mis olukord see on ja see oleks lahe debatt, kui me hakkaks, et oi, selles olukorras näiteks ei saa. Ma tahaks kellegiga lihtsalt argumenteerida sel teemal. Igas olukorras on tegelikult võimalik leida mingisugune positiivne emotsioon või see positiivne mingi külg sellest olukorrast või juhtumist või asjast ja ma annakski inimestele lihtsalt kaasa, et tehke iseendaga challenge, leidke igas olukorras, iga päev ringi liikudes, ma ei tea, jääd bussist maha, hilined tööle, ülemus karjub, ükstas puha, mis leia sealt see positiivne asi. Väga, väga hea mõte. Ma võtan küll lühidalt kokku, esiteks mulle väga meeldis see supervõime asi. No mees, ma arvan, et väga paljud noored saavad siit indu, et kõik mõtlevad, kusagil see võime ju mul on. Teine asi oli, mis mulle väga meeldis, oli see, kuidas sa rääkisid sellest vaikuse leidmisest. Sa üks hetk hakkasid hindama seda. Teadlane Pascal on öelnud, et mehe probleemid tulevad ilmsiks siis, kui ta ei suuda 30 minutit üksi ühes ruumis olla ilma meelelahutuseta. Siis ta hakkab seda seljakotti tühendama. See on üks asi, mida inimesed peaks tegema. Minust see on erakordselt hästi öeldud ja ma tuuseldan selle kotiga korralikult praegu. Sa ütlesid, et sul on juba alused ja angaarid ja mis oli merekonteiner, mis on juba tuleb mul.
äge, sa oled mega inspireeriv inimene, su vanematel on tohutult vedanud, et neil on selline poeg ja ma arvan, et sa oled oma selle alguses, et sa oled noor mees, sa pommitad veel niimoodi, et me kuuleme ja näeme sind palju. Äge, aitäh sulle, et sa tulid, võtsid selle aja, sest me hindame väga inimeste aega ja sa oled äge persoon. Aitäh sulle! Ja, suur tänu!